Palju õnne parimatele monteerijatele, aga liigume edasi parima tõsielusarja kategooria juurde. Tõsielusari ei ole midagi nõrganärvilistele. Ja siinkohal ma teeks väikse workshopi kõigile neile, kes tahavad sellesse žanrisse siseneda. Reegel number 1, sa pead olema tugev ja valima endale väärilise vastase. Täna õhtul siit saalist tere õhtust, Mihkel Kärmas. Tervist. Hea on, kui sa valdad intervjueeritava kohta infot, et ta võib mingil hetkel murduda, sest telekas armastab pisaraid. Mihkel, alustame algusest. 2018 aasta, 3. september, kell 17.11. Mis siis täpsemalt valesti läks? Nii konkreetne küsimus. Ära keeruta. Ei tule kohe meelde. Kas ei tule meelde või ei taha tulla meelde? Ausalt ei tule meelde. Televaata ise näeb, et puikleb vastusest kõrvale. Aga läheme edasi. Mihkel, sa ise näed ka, kuidas see kõik siin televaata jaoks välja näeb, mitte just kaunis vaatepilt. Miks te siis nii teete? Sest paremini ei oska. Paremini oska või paremini ei taha? Tahame küll, aga ei oska. Läheme see asjaga konkreetseks, Mihkel. Kelle huve te esindate? Televaatajate ja iseenda. Iseenda huve mil määral? Teil on võimalus rääkida praegu puhtalt ära. Meid vaatab 200 000 inimest. Mihkel, südametunnistus, olgu puhas. Vastab tõele? Vastab tõele. Kas te võite käsi piiblil vanduda, et ei ole elus midagi paha teinud? Või jälle puikleb? Ei või, aga mitte kunagi meelega kellegile. Mitte meelega. Tahate öelda, et oletame, et inimene kedagi ründab füüsiliselt. Ta ütleb, ma ei teinud seda meelega, see on kõik hästi. Seda ma ei öelnud. Selge. Skandaal! Televaata ise nägi ja otsustab, mis nüüd saab. Minu töö siinkohal on tehtud. Liigume edasi.